telefon siia vahele mahuks. Ehk siis oma nutitelefoni saad väga odava ja käepärase vahendiga kinnitada auto ventilatsiooni augu külge. Ja mis kõige tähtsam, juhtimise ajal on sul käed kõik juhtimise jaoks. Siin on ummik. Töötab, järelikult töötab. Ja järgmine leiutis. Lubage tutvustada. Esmaesitlus, täiesti erakordne, enneolematu robot. Uku on tema nimi. On mul õigus? Nii ta on, jah. Et tegemist on siis sellise universaalne robotplatvormiga, millega on võimalik testida erinevaid algoritme. Näiteks kui arendatakse välja mingisugune universaalne algoritm, mis peaks juhtima robotit, siis selle platvormiga on võimalik seda testida. On te ikka varem õues käinud või? Või tulite täna hommikul esimest korda õhu? Tegelikult alles eelmine nädal oli magistritöö kaitsmine siin andmevahetuse infrastruktuuri osas ja selle raames siis sai tehtud pisike videoklipp, et kaitsmine oleks nagu ilusam välja näeks. Selge, kas see magistritöö sai ka või? Kui juba ilu peale vaid 5. 5? Meil on veel hinded. Teil on nii. No räägime sellest Ukust natuke, ega ju kui ma ütlen robot, siis palju tead, mis robot see on? See näeb välja nagu väike aiatraktor. Tegelikult see selle mõte ongi, sest et väga palju sellise klassi roboteid tsiviilkasutus ei ole. Praktiliselt neid on väga vähe. On olemas küll militaarkasutusel, aga meie eesmärk on siis üritada teha selline tavakasutus, et kui me vaatame nende robotite evolutsiooni tavakasutuses, siis meil on olnud robottolmuimed, nüüd olid muruniitjad. Just nimelt, millest me täna veel räägime. Siis need asjad nagu liiguvadki natuke suuremate lahenduste poole järjest edasi. Et militaarist on juba teada, et on need droonid ja mis tekitavad palju jutte, aga tsiviilkasutuses ei ole. Ja seda me üritame siis pakkuda. Liigutus natuke rattaid ja vigiseb ka veidi. Miks ta vigiseb? Ta tegelikult ongi nii, et ta korrigeerib siis kogu aeg oma rataste positsiooni, et kasutab piidregulaatorit ja kui mingid häiringud on, siis ta üritab siis hoida õiget positsiooni kogu aeg. Täiesti iseseisvalt mõtleb siin? See selle mõte on, et tegelikult on tal 2 režiimi, et manuaalne ja autonoomne. Et mõnikord on vaja teda ka juhtida ja alati on vaja juhtimine üle võtta, kui selleks on vajadus. Et kunagi ei tea, et me tahaks ikkagi, et meil on nagu võim robotile, mitte vastupidi. No see on üks tähtis nupp ka siin muuses, et kui me ta nüüd liikuma saame, siis siit stop-nupp ja masin tegelikult on selliste robotite üks suur erinevus väikeste, mis on robotivõistlustel, on see, et turvalisus on siin juba oluliselt tähtsamal kohal. No ta on nii palju suur juba, jah. Nii et kui see teile nüüd otsa sõidab, siis võib juba juhtuda vigastused. Kui ta on väike robot, siis selle võib jalaga eemal lükata. Aga nii, et siin on nagu mitu turva, et näiteks on ka siin, mis katkestab see liikumise, peavad olema stop-nupud tegelikult ka ees ja taga ja nii edasi. Praktiline kasu, milline on? Tegelikult, mida me tahame taga teha, et meie asi on tegelikult arendada siin platvorm, millega saab siis arendada erinevaid praktilisi lahendusi. Aga mida me tahaks teha esimesena näiteks üritada teha siis lumelükkajat, et väga vajalik Eestis, väga vajalik. Teeb ta ise platsi puhtaks ja kui ärkate ülesse, siis on temal töö tehtud. Kas see tähendab seda, et ma tegelikult ei peaks isegi üldse teda käivitama või ütlen talle õhtul, kallis sõber, kella 8 kasu tööle, et ma 8:30 välja pääsen? No tegelikult on tal niimoodi, et tal on näiteks, teil on süle arvutis selle juhtprogramm, te võite istuda, juua kohvi, vaadata aknast välja ja anda talle käsu, et nüüd 10 minuti pärast palun tee vabaks, et ma hakkan tööle minema ja siis sellega ta tegeleb, kui tal on sahk küljes. Ja pärast siis võib ta mingi muu asjaga tegeleda, kui te ei olete tööl, siis võib tema võib-olla valvata hoopis teil aeda. Et tal on näiteks siin peal ka kaamerad ja laserkaugusmõõt ja nii, et see näeb 80 meetri kaugusele ja kui mõni ebasobiv objekt tuleb, siis ta võib teile helistada ja öelda, et mis ma taga teen. No tundub, et juba et sõbra eest võiks sellist Ukut kodus pidada. Saaks ta nüüd sõitma tulge siis siia poole, et ei peaks kohe stop-nuppu vajutama. Nii. No läheb vaikselt. Jah, et ega siin... No praegu teda juhitakse, eks ole ju? Praegu on ta juhtimisega, sest et väga päris valmis ta meil ka ei ole, nii et otse seda osta nüüd ei saa kuskilt, et peab natuke ettevaatlik olema, aga tal peab alati olema ka manuaalne juhtimist, eriti kui on just sellistel kohtades, kus on vaja manööverdada ja kus on rohkem inimesi ümber ja takistusi ees. Et siis tal, see on nagu käsitsi oluliselt mõistlikum teha. Aga meil on plaanis just teha näiteks ka IT-teaduskonnaga just koostööd, et nüüd hakata tarkvara poolt arendama. No Raivo, kuhu see robootika liigub? Ses mõttes ma pean silmas seda, et juba sai mainitud, eks ju, nii palju asju on, mis inimese eest praktiliselt tööd ära teevad. Kas ühel hetkel me põhimõtteliselt ei pea enam lusikatki tõstma suu juurde või?
Noh, tegelikult ta nii ei lähe, et meil on ju robootika arenenud kogu aeg siin, ütleme alates sellest ajast, kui ta nii-öelda leiutati ja kogu aeg on see küsimus õhus on. Aga kui me kaugele, eks? Jah, aga kui me võtame nüüd selle ajaloo, ütleme peaaegu siis 100 aastat võib-olla, kus robotitest on nii-öelda midagi teatud, siis ega meie elu ju ei ole nüüd nii tohutult muutunud selles mõttes, et ega me ise peame sama palju tegema. Kuigi teatud tööd loomulikult lähevad robotitele, aga see ei tähenda, et inimesel tuleb siis uusi ülesandeid, just mis tähendab just nagu inseneride poole pealt, et meil on vaja osata nendega käituda, neid ehitada, igast tootarendust, nii et loomulikult selline inseneri ja see pool muutub järjest olulisemaks ja just loodus, täppisteadused, mehaanika, infotehnoloogia, elektroonika, kõik, mis on roboti ehitamiseks vajalik. No ühel hetkel me ilmselt ei osanud ette kujutada ka, et sellised muruniiduk-robotid, nagu meil täna hommikul siin televisiooni välistuudios Tallinna Tehnikaülikoolis on üleüldse tööle hakkavad või üleüldse olemas on, aga praegu nad on olemas ehk et ühel hetkel on ka meil kõigil selline Uku, kes talvel lund lükkab. Nii et ma arvan, et paljud inimesed sooviks endale järgmine talv, nii et ma loodan, et me järgmine talv oleme nii kaugel, sest see aasta subas luvi enne ära, kui me jõudsime ja ei leidnud ka head sponsorit, kes meil oleks raha andnud, aga äkki järgmine aasta leiame ja siis me võime demonstreerida, kuidas ta siis lund lükkab. Väga tore. Saaks selle saha ja järgmine talv juba lükkaks lund. Kutsume Uku tagasi siia poole. Me saame tal otsa ringi keerata, sõidab meie poole tagasi ilusasti. No tasakaalukalt keerab, ega ta ei rapsi niimoodi. Nii, natuke mõtleb. No küll ta tulema hakkab. Me läheme siit uudistega edasi, kell on 8:30.